6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. 6. käik on oma järjekorras jõudnud siis Sardiinia ralli 3. saate juurde. Stuudios endiselt Raul Õessar ja Karl Kruda. Ja võtame siis asja niimoodi eatuliselt kokku. Ott Tänak on võimsalt võtnud endal liidrikoha värskelt Sardiinias. Kõik meie vaatevinklist läheb justkui hästi. Jah, võiks isegi öelda, et natukene igav päev oli, aga Oti ja Matu sõitu vaadata oli täna täiesti lust, võib-olla isegi tegelikult kontrollitud ja puhas ja rehvi hoiti ja kõik nii-öelda nagu toimis nii perfektselt, et see, kuidas ta ikka tänase päeva nagu kokku võttis ja teistele meestele enne suvepuhkust nii-öelda väikse võib-olla maksaka siis lõi ja andis märku, et minge nüüd mõelge kodus natukene selle peale, mis teil siis teises hooaja poole sees hakkab ootama. Just, et sa ütlesid natuke iga päev olid, ma siia tulles ka mõtlesin natuke selle pealt, ma ei tea, kas võib-olla kogu hooaja kõige igavam selline pikk päev, et tegelikult mitte midagi põhimõtteliselt ei juhtunud. Okei, Chris Meagil läks rehv katki seal viimasel katsel, aga tegelikult väga selliseid võitlusi ka ei olnud, Tänak seal kohe algus pani jõujoont paika seal esikoha heitluses Sordo Sunini vahel ka see vahe kasvas, 4., 5., 6. koha peale oli seal selline korralik heitlus vahepeal olemas Evansi Mikkelseni ja siis Miigi vahel, aga Miik ka, kuigi ta nagu tuli lähemale, siis lõpuks see rehvi purunemine nagu lõi selle võitluse ka seal natukene väiksemaks, et tegelikult väga vähe sündmusi, arvestades seda, kui palju eile juhtus, siis täna oli tegelikult natukene niisugune igavam päev ja kui mõelda ka selle peale, et selle hommikuse ja pärastlõunase tiiru vahele jäi vist peaaegu 5 tundi, et see oli ka ikka, saigi mingid muid asju täiesti teha, et täna oli ilus ilm väljas ja eestlastel ilmselt sobis see või meeldis see. Tõesti, väga hea ilm oli täna väljas ja tegelikult seda aega väljas veeta oli veel eriti mõnus. Aga... Ma näen küll, et sa oled päikse käes olnud, ütleme nii. Ma isegi käisin mere peal optimistiga sõitmas, et ma ei olnud veel 15 aastat purjetanud, et see oli ka huvitav kogemus, aga ellu ma jäin. Ja siis tegelikult samal ajal jälgides siis seda rallit, siis tegelikult oli nagu puhas rõõm oli vaadata, mida ikka Ott ja Matu suutsid teha. Olgugi, et meil täna mingit põnevust ei olnud, või Raul, sinul oli natukene igav päev, et ei saanud otse blogis mingit suurt asja kirjutada, siis tegelikult ikkagi väikseid näpukaid nagu juhtus Mikkelsenil või kes Evans mõnes Apexisse või nii-öelda Apexis pani mööda ja Mikkelsen pani korra kividesse sabaga ja Sordo mis tegi ka, või see oli ka Mikkelsen, autod samasugused vahepeal läheb, ise endal ka sassi juba, aga päev üldiselt oli tegelikult suhteliselt domineeriv ja naljakas oli võib-olla seda vaadata sellest aspektist, et Ott ja Matu olid ikkagi teistest nagu peajagu üle, et kui see tänane teine võistluspäev siis tuleb pööratud järjestuses, et need, kes eile siis jäid viimaseks 10. või 11. WRC klassis, et nemad pidid siis täna selle tee avama ja alguses sa vaatasid, et kõik tulevad nagu ühtlases nagu tempos, et Newvil sõidab seal võidu ja Mikkelsen ja siis järgmise hetkega vaatad, Ott paneb niisugused splitid, et mõtled, et okei, et mis need teised mehed siis seal katse peal täna tegid, et kuidagi mitte keegi ei saanud talle vastu ja ta täna tegi 6-6. Jah, et see tõesti oli lust vaadata, nagu sa ütlesid, ja hommikul tegelikult ju olgem ausad, Tänak pani ka rehvi valikuga täkkesse, et ta ütles, et vaatas seda, mida oli siis kaasa võetud 2 aastat tagasi nendele katsetele, kui kiiresti toona siis mehed sõitsid ja selle nii-öelda kogemuse või ajaloo tundmise pealt pani siis kõige parema valiku, või mitte kõige parema selles suhtes, et ta ei olnud ainus, kes niimoodi kaasa võttis, seal oli just Ogier võttis niimoodi kaasa ja äkki Chris Meek oli ka, aga põhimõtteliselt teiste oma lähirivaalidega võrreldes ikkagi selgelt parem valik ja Sordo ikkagi nende kõvade rehvidega suutis punnitada päris kõvasti, aga Tänakul lõpuks ikkagi vastu ei saanud, et need katsevõidud olid ikka võimsad, mis võimsad. Rehviks tegelikult, kui sa võtad teise ringi läbimise, kus kõik läksid kõvade rehvidega, siis ta ikkagi näitas täpselt sama kiirust, et hommikul võib-olla tal oli mugavam või teised arvasid, et rehvide taga oli nagu asi kinni, aga Ott ja Matu ikkagi tõestasid, et asjad ei olnud ainult rehvides, et tegelikult oli vaja seal autos 2 sõidumeest, kes lihtsalt võtaksid jalad kuhult välja ja nagu ma ennist ütlesin, et suvepuhkusele niisugune hea mõte kõikidele kuklasse, et millega nad peavad siis silmitsi seisma pärast seda suvepuhkust ja Soome rallil, et Soome ralli oli ka ju eelmine aasta väga edukas. Muidugi hea on siin kõike seda ette ruttavalt rääkida,
üks päev on veel ees, 4 katset on minna ja Argentiina või Sardiinia viimane päev Argentiera katsega ei ole ka üks lihtne päev. Just, aga kui kronoloogiliselt minna sealt päeva algusest peale, siis kohe esimese asjana nägime taas seda, mis on juba harjumuseks saanud siin viimasel ajal, kuidas selle stardi järjekorraga hakatakse trikitama. Ožee, kes siis eile pidi katkestama, pidi esimesena alustama täna, aga kõigepealt siis ootas ära nii-öelda selle esimesel katsel, kui 2 Toyotat tema ees ära läksid, ja seejärel pärast ühte katset siis kolmandana alustades viivitas ta ju veel ja kukkus siis stardijärjekorras või kukutas ennast Ott Tänaku selja taha, et kiirelt räägime selle võib-olla Ožee mõtlemise ka läbi, et mulle tundub, et ta esimesel katsel lihtsalt tahtis Toyotadele või mis see mõte oli? Ta tahtis ilmselt natukene mitte teepuhastaja olla, aga samas ta ei tahtnud ka vist tiimikaaslasele lapile käru keerata sellega, et ta sealt eest ära tuleb. No ma arvan, et ta pigem kellegi teise peale ei mõelnud kui ainult enda peale ja eks siin tegelikult Ogieril on ju nii palju juhtunud ja just alates esimesest katsest või tegelikult isegi mitte esimesest katsest, vaid shakedownist peale, kus ta siis sõitis posti, tagumine rataskõver, kivisse, ratas alt ja siis tegelikult täna oli veel ju nii-öelda tagumise rattaga nagu mures, et see ralli ei ole üldse talle nagu lihtne olnud ja tegelikult seda päeva nagu kokkuvõttes siis ainuke asi, mida ta sealt saab praegu enda jaoks võtta või homseks päevaks võtta, oli see, et olla täpselt selles situatsioonis, kus on tema põhirivaal tegelikult maailmameistrivõistlustel, et tema jaoks ei ole ju enam etapp oluline, et see ei mängi mitte mingit rolli, ainult viimase katse punktid, mis toovad temale mingitki kasu, võivad tuua, aga nagu mitte midagi muud sealt ei ole. Tema ehitas autot võib-olla nüüd Türgi ralliks, mis tuleb ju siis meil pärast suvepuhkus, pärast Soomet, et sinna on veel nagu aeg, aga need testipäevad üleüldse on nii karmilt reguleeritud ja neid on tegelikult nii vähe, mida sa saad kasutada, seda autot nii-öelda seadistada, et sa ikkagi tegelikult kasutad ära seda rallit ja ralli käigus testimist, et sa võib-olla ei saa küll palju nagu muuta, aga sa saad ikkagi inseneridega mingi kava kokku panna ja erinevaid asju proovida. Ja lisaks, mida siin ülekandes ka korduvalt mainiti, oli see, et selle nii-öelda kõrvalnäht on siis see, et ta lõi ka siis mingil määral paremad võimalused seal Suninenile ja Sordole Tänakule vastu saada, et Tänakul siis üks mees vähem teed puhastamas, kui nii-öelda peaks olema ja Suninenil Sordol siis nii-öelda sama arv mehi nende ees startimas, et see oli nagu väike selline boonus sinna, aga selle Ožee trikitamise kõrval kohe tekkis paljudel Eesti kommentaatoritel küsimus, miks ei teinud seda Toyota? Hänninen ja Latvala kahekesi seal esimesena alustasid, Latvala esimesena, Hänninen teisena. Oleks nemad 2 sealt võtnud ära, oleks ka kuskil enne Tänakut näiteks toonud rajale midagi sellist. Oleks ju olnud Terri Neuville, kellel siin ka ju teatud määral mingisugune võitluse võimalus oli, oleks tema olnud rajal teisena ja võib-olla oleks me tagantjärele targana teame praegu, et ega see midagi lõpuks mõjutanud ei oleks tänase päeva lõppseisu mõttes. Aga kunagi ei tea, kus need sekundid võivad kasuks tulla, et Hänninen ja Latval kummalgi tegelikult mingisuguseid punkte kuskil mängus ei olnud, oleks võinud neil rahulikult selle käigu lasta teha, aga Tommy Mäkinen seda ei teinud, et mis sa arvad, mis see mõtlemine seal taga oli, kas see oli lihtsalt selline spordimehelik käitumine või lihtsalt ei nähtud seal mingil põhjusel pointi? Ma vaatan, selle FIA-ga on alati niisugune asi ka, et kui sa liiga palju hakkad trikitama, et Hyundai praegu nagu teeb seda, et kui kõik meeskonnad hakkaksid roteeruma seda stardijärjekorda nendele kasulikul moel, siis üks hetk võib-olla ütleb FIA-le, et aitab, nüüd lõpetame ära. Et siis seda enam kasutada ei saa, et siis võib-olla nii-öelda keelatakse ära või tõstetakse tagasi õigele positsioonile, et seal jääb alati nii-öelda mingi mänguruum, et kui see on tahtlikult tehtud ja tegelikult sa nii-öelda võid nagu sellest ka nagu ümber laveerida, et Toyota mõistes, tegelikult neil ei olnud ju vaja seda mitte üheski otsast teha. Nad Ott ikkagi, kui sa hakkad näiteks EVRC-st on lihtne vaadata, võtad second leg, ehk siis ainult teise päeva katsed, arvestab teise päeva katseid, Ott Tänak tegi sellel päeval puhta töö 37 sekundiga 6 katse peale. Ja puhta sõiduga kõik. Ja puhta sõiduga. Ja Neuville, tema üks konkurentidest maailmameistri tiitli peale kaotas kokku minut 45,9. Ikka nagu... jah, ma ütlen, me oleme praegu nagu targemad, eks ju, aga hommikul ju keegi meist ei teadnud seda, et kui palju Neuville kaotab, kas ta üldse kaotab, kui palju ta võiks kaotada,
aga terve päev oli sul aega seda vangerdust teha ka, et edaspidi aidata. Eks arvatavasti hommikused katsed olid ka need, mis nii-öelda ära näitasid, aga Oti split sisse ära tuli esimesed katsed, siis said aru, et selge. Las käed puhtaks, jah. Igaüks ajab oma rida ja siin ütleme, et kahju on, et isegi sellisel hetkel ei suudeta Otti aidata tema meeskonnakaaslased. Et see, kui viimasel katsel tuli uudis, et Chris Meek is stopped, siis vaatasid küll, et jumala auto. Nojah, homme siis stardijärjekord peaks olema selline, et Ogier, Latvala, Hänninen, Miik, Lappi, Neville, Mikkelsen, Evans, Suninen, Sordo, Tänak, et seal pigem on raskem neid asju seal teha, aga mingi määral variant oleks ilmselt, et seal punktikatsel näiteks Hänninen kukutada Neville'i selja taha, et oleks üks teepuhastaja vähem näiteks ees. Ma arvan, et ei tasu nii palju selle peale rõhku hetkel panna. Aga muidugi sinna on ka kaua veel minna ka, aga mingid variandid igatahes Toyotal siin teoorias vähemalt õhus on, eriti tänu sellele, et neljas mees on nagu rajal. Ja, aga eks homne päev näitab, kuidas inimesed käituvad, aga homse päeva juhul ma ei usu, et seda vangerust tehakse, sest enne punktikatset lüüakse tagasi õigpidi asjad. No selles suhtes, et Hänninen saab ju punktikatsele kõllineda, temal ju need punktikatsepunktid, mis temal neist. Seal on reeglid ja mingi küsimus, et sa tegelikult siis ei tohi kilineda, kuna see on live TV, et siis sa võib-olla saad mingi muu trahvi. No vaatab. Sest siin ju, me nägime ju eelmine hooaeg, kuidas Ogier hilines ja siis pärast seda tehti reeglid ümber, et sa ei saa lihtsalt neid punktikatsepunkte sellelt katselt, kui sa hilined, et seal ju ainult et ma nii täpselt ka neid reegleid ei tea, aga ma arvan, et see tegelikult oleks võimalik, eriti arvestades seda, et Hänninen tegelikult mingeid punkte siin kellelegi ei too ja ise ka ilmselt nendele väga ei pretendeeri, aga see selleks, eks seda näeme homme ja sinna on veel minna ka niikuinii, 4 katset on veel sõita või 3 katset enne punktikatset, seal võib ka kõike juhtuda. Aga rääkides veel tänastest juhtumistest, Chris Meegi rehvi purunemine viimasel katsel, seda juba mainisime siin, see oli nagu selline hetk, kus mul endal oli ka, et kas jälle tõesti ei suuda siis nagu Toyota need tiimikaaslased Tänakut piisavalt aidata ja mis nüüd saab ja mida kõike veel, aga tundub, et vähemalt tema enda sõnade järgi oli see selline juhuslik rehvi purunemine lihtsalt, mille ta ütles, et pika laia sirge peal lihtsalt pidurdamisel rehv läks, et siis läks saba alt ära ja siis ta sai aru, et vist on rehv. Jah, et seal nagu tundub, et ei saa nagu teda süüstada, kui me oleme olukorras, kus me mingit pardakaamerasid asju pole siin näinud, et rallisport juhtub selliseid asju. Vahepeal ikka tuleb ette, et ei kusagilt mingis joones võib olla täpselt selleks hetkeks mingi kivi täpselt terava nurgaga üles või külg ees sõites lihtsalt tegi külje peale lihtsalt mingi täkke, hakkas õhku välja tulema vaikselt, et huvitav, kahju. Ja tegelikult jällegi suhteliselt 0 nädalavahetus Toyota number 2 ja 3, et Jari-Matti oli ju leidnud ikkagi oma kiiruse ja ta oli ikkagi väga heas tempos, aga ütleme nüüd, et pärast eilset päeva ta tänase päeval lagunes ka jälle ära. Miigil jälle muidugi selline olukord, kus tal on taga on 3,5 minutit tühja maad, saab esimesed 3 katset seal homme sellisel pühapäeva tempoga sõita ja siis rehvi säästa ja siis punktikatsel pingutada, nagu ta siin juba korduvalt on teinud see hooaeg, eks ju. Miik on puhas esimese katse shakedown ja punktikatse mees. Nendest ka rohkem punkte antaks, siis oleks mees ka ilmselt seal top 3 jälil kuskil, aga ei anta vähemalt. Ainult punktikatse eest saab, aga need on ka suhteliselt väiksed punktid, aga kui homsele veel ette vaadata, siis palju siin selle live-blogi jooksul ka inimesed kirjutasid, kommenteerisid, et Hyundai'l siis on ju olukord tekkinud jälle, kus nad saavad Neville'i siis, olukord on siis selline, kus 4. kohal on Evans, tema järel 7,9 sekundit Mikkelsen ja tema järel omakorda 59 sekundit Neville. Ehk siis, kui nad Thierry Neville'ile individuaalseid punkte kätte tahavad mängida, siis on neil võimalik Mikkelsen selja taha langetada, nii et ma arvan, et me ikkagi pigem näeme seda homme. Ma arvan küll. Aga ütleme, kui on olukord selline, et näiteks Mikkelsen suudab esimestel katsetel kiirusega Evansit lüüa, Evansist mööda tõusta näiteks, siis on juba tõsine mõttekoht, sest me teame, Hyundai prioriteet on ikkagi see meeskondlik tiitel ja kui Evansist Mikkelsen mööda tõuseb, siis saadakse neid meeskondlikke punkte rohkem.
mis tähendab, et see Neville'i käik langeks justkui ära. No eks see võiks kindlasti tekitada seal meeskonnas natukene sisemisi pingeid, et kui Andrea ütleb, et seisab enda eest väljas, ütleb, et ei ole siin mingit swappi, ütleb Mikkelsenile, et hoia peal ja võta need punkte rohkem just nagu meeskonna jaoks, ja Newvil ütleb, et nagu pigem, et aidake mind, et mul on ka vaja nagu maailmameistriks tulla, et siis et kunagi ei tea, mis juhtub, et see võib tekitada seal meeskonnasiseselt justkui uusi pingeid, aga millised need eesmärgid täpselt on seatud, ei oska ka meie siin kinnises putkas öelda, et kuidas see tegelikult seal välja näeb, aga eks seda näitab ka jälle homne päev ära, kuidas see asi kujuneb välja, kas Mikkelsen saab kätte Elvin Evansi, kes on 7,9 sekundi kaugusel ja selle peale on ka tegelikult olemas koefitsiendid Betsafe'is ja nende kasuks räägib pigem, et ei saa. Jah, et see tõesti Betsafe'i koefitsientide juurde kohe jõuame, aga lihtsalt viimane märkus selle kohta, et rääkisime siin enne, kui mikrofoni käima, panime sellest ka Mikkelseni ja Neville'i sellest võimalikust möödalaskmisest, sina pakkusid, et kui see tuleb, siis see tuleb pärast punktikatset mingisuguse ajavõttu punkti hilinemise kaudu siis? Ma arvan küll, et see on pärast punktikatset, et siis sul on veel aega, et minna ju tegelikult servisesse ja siis tuleb alles nii-öelda lõplik poodium servise külje all. Kuidas see täpselt lõpuks üles ehitatud on, et küll nad seda õiget kohta teavad, kus see trahv võib-olla võtta ja tuletan siis meelde, et iga minut, mis sa hilined, on 10 sekundit ja et põhimõtteliselt, et Mikkelsen laseks mööda Terry Newville'i, siis ta peab hilinema 6 minutit ja tal on kõik tehtud. Jah, et kui siin mõned kommentaatorid ka kirjutasid pärast seda, kui siin tänasel viimasel katsel Mikkelsen natukene kaotas Evansile, et et oi, ta hakkab juba siin valmistuma selleks, et Neville'i mööda lasta, siis see on jama jutt, ütleme siis nii. Praegu veel selle peale kindlasti ei mõelda. Veel on jama, aga siit selle pealt just Evansi jutu pealt edasi minnes, siis Elvin Evans, Walesist ja Teemu Sunninen siis naaberriigist meil on teinud ikka suurepärase töö 2 Fordiga. Istuvad üks kolmandal, teine 4. positsioonil pärast 2 pikka päeva Sardiinias, mis ei ole just kõige lihtsam ralli ka. Ja kõige suuremaks üllatuseks on pigem, et nendest 2 Fordist kiirem mees on just noorem poiss, 25-aastane Teemu, kes juhib Elvinit, kes on sõitnud kauem WRC-ga, on sõitnud nii vana WRC-ga, nüüd uue WRC-ga ja juba mitmendat aastat ja nende vahe on ka nagu 40 sekundit. Et jätaks nagu sellise mulje ja tegelikult ütles ka seda Malcolm Wilson, et ta on selles varjus, mida tegi täna Ott Tänak versus teised, siis Teemu Sunninen ikkagi oli üks mees, kes suutis temaga nii-öelda natukenegi rohkem sammu pidada kui teised. Ja see tulemus, mida ta selle rallil on teinud, just võib-olla siis tänu uuele kaardilugejale on tegelikult väga-väga hea sooritus. Tõesti hea sooritus, mina seda oodanud ei oleks. Ja, et kui siin punkti arvestust vaadata, siis Sunninen teoreetiliselt võib siin varsti isegi seda Evansi 4. kohta hakata kõigutama, et Chris Meagist võib teda ka siin lähiajal mööda minna, aga see on juba tuleviku muusika ja eks järgmised rallid siis seda hakkavad näitama, Soome ralli tuleb järgmisena, Sunninen seal ilmselt on by default on kiire, kuna tal on taskus Soome pass, aga Betsafe'i rubriigi juurde me lubasime minna ja läheme ka. Ja uue kliendi pakkumist tuletan meelde, kui teed Betsafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt QF-iga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja nii siis 4 kuud järjest. Ja praegu on siis Betsafe'is ka WRC need Sardiinia ralli QF-id kenasti üleval järgmise päeva kohta ja vaatamegi siis, mis seal praegu pakutakse. Ott Tänak on siis ülikindlalt praegu ralli suur soosik, 1,05 on tema siis rallivõidu koefitsient, samal ajal kui ükskõik kelle teise rallivõit tooks siis raha tagasi täpsele panustele koguni 8-kordselt, ehk siis põhimõtteliselt võib öelda, et see on selle koef, et kas Tänakul juhtub midagi või ei juhtu. Ma ei juhtu. Ei juhtu, 1,05 ei ole muidugi eriline väärtus, aga oleneb palju sa peale paned. Aga risk on ka selle võrra suurem muidugi, kui sa väga suure summa sinna peale paned. Ja tegemist on ikkagi tehnikaspordiga. Kõike võib juhtuda. Võib-olla paneks pigem sinna 8 peale. Jah, et see tundub nagu siuke väike summa, et äkki midagi juhtub, et siis vähemalt saad mingisugust raha tagasi selle suure emotsionaalse vallu pealt, aga veel 2 väga huvitavat siukest head to head või
mees mehe vastu heitlus Tanis Ordo versus Teemu Suninen, kes saab kõrgema koha siis ralli lõpuks, Sordo 1,08, Suninen 6,65. Noh, seal Sordo ikkagi tundub, et tal ka, kui tal midagi ei juhtu, siis ta selle teise koha hoiab ära, et see on mõnes mõttes selline sarnane koef selle Tänaku ja ükskõik kes teisega. See on suhteliselt võrdne sellega. Siis oleks võinud ka koef muidugi 8 olla. Jah, aga noh, vahe on vist natukene väiksem. 17 sekundit, eks sealt see koef liigub ka natukene väiksema suunas ja viimane ongi siis Andres Mikkelsoni ja Elvin Evansi vaheline koefitsient, kus siis tuletame meelde, et 7,9 sekundit on nende meeste vahe Elvin Evansi kasuks hetkel, aga 7,9 sekundit tegelikult viimasele päevale on veel, noh, tegelikult seda on päris palju. Et oleks seal nagu väiksed vahed, aga homme on ju tegelikult ikkagi 42 kilti veel sõita, 7 sekundit, siis noh, peaksid tegema sellist eepilist sõitu, nagu täna tegi Ott versus teised. Aga kõik on võimalik. Koef selle peal on 3,1. Täna siis Evansi Mikkelsoni vahe oli 8 sekundit täpselt Mikkelsoni kahjuks, ehk siis noh, tänase pika päeva peale, et noh, jällegi eks näis, võib-olla seal on mingisugune väikese tiimitaktika koefitsient ka veel sees, et kas lastakse Neville mööda Mikkelsoni poolt või mitte, aga noh, eks see ole igaühe enda otsustada, kuhu ta selle raha paigutab, kui üldse. Aga läheme meie lemmikrubriigi juurde, kuulete küsimused, kuna täna see rallipäev oli hoolimata oma pikkusest suhteliselt sündmuste vaene, siis mõtlesime, et võtame siin tavapärasest rohkem neid küsimusi ka ette, kuna neid niisugune väike järjekord on siin juba tekkinud ja küsib siis Hardi, miks on WRC autodel käiguvahetused rooli kõrval oleva labaga, kuid WRC2 autodel on käiguvahetuseks kang? Pean tõdema, et ma ise ei olnud ka selles vastuses 100% kindel, pidin küsima sõbra käest miljoni mängu küsimust, saatsin Matule sõnumi ja Matu ütles, et kojamehed. Kuidas see täpsemalt toimub, ma ei tea. See oli siis teine küsimus. See oli teine küsimus. See oli see, ütleme siis selle küsimuse ka ära, millele sa praegu vastuse andsid, seda küsis siis meil muutsid järjest just ju. Joonas küsis seda küsimust siis, et Otil on paremal pool roolist käiguvahetus, aga vasakul pool mingisugune hõbedane kang, et mis see kang olla võiks, et lisas ka pildi, see pilt on meil siin artiklis ka olemas kenasti, et jah, seda sa ütlesid, sa saatsid just sõnumi Sardiinia saarele, Martin Järve ja Ott Tänak sõitsid üle sõidult tagasi viimaselt katselt praegu ja Matu Järve ja siis vastas ka sulle, et kojamehed. Ot siis Joonas, kojamehed on selle kangi funktsioon ja nüüd tuleme selle esialgse küsimuse juurde tagasi ja Hardi küsimus, et WRC autodel käiguvahetus käib labaga, noh, nad saavad vist ka kangiga teha seda, aga WRC2 autodel siis seda laba seal ei ole, et ainult kangiga käivad. Miks see nii on? See on lihtsalt odavam. Tegelikult oli pikka aega seda, et WRC autod käisid ka kangiga, just vanemad WRC autod, aga siis selline mees nagu Volkswageni juht, kelleks oli siis Jost Capito, just tuli välja nii-öelda FIA-le nagu nõudmisega, et miks siis nagu tänapäeval iga tänavasõidu autod on nii-öelda nagu labadega, et kõikidel tänavasõidu autodel tegelikult on juba tänapäeval ka need labad. Kõik saavad ennast natukene nagu ralli-inimesed nagu tunda, et miks siis me presenteerime nii-öelda ralliautot ja nagu põhilist nagu turunduselementi just nagu auto mõistes ja meie peame veel kangiga nii-öelda nagu vanas ajas olema ja pärast seda siis lubatigi teha jälle see süsteem tagasi, et vanasti kunagi need olid, siis need kaotati ära ja nüüdseks on need tagasi ja WRC2-l masinatel need ei ole puhtalt sellepärast, et see on jällegi asi, mis kaalub, kuskilt mujalt hakkaks siis kaalu kokku hoidma, et tegelikult see on lihtsalt rahaline kokkuhoid. Just, ja Hardil on veel üks küsimus, et on märganud, et katse lõppu jõudes lülituvad ralliautodel esituled põlema, et miks see vajalik on ja kas tõesti on piloodil meeles tuled sisse lülitada? See jookseb selle stage mode'iga, et noh, igat energiavaru hoiad natukene kokku, et saaks nagu maksimaalse jõu väljundi, et sul oleks maksimaalselt autol jõudu ja sellepärast katsete ajal lastakse tuled ära, küll aga mingid riigid korraldajad paluvad sul vahepeal ise panna manuaalselt katse peal ka tuleb põlema, et see oleks nagu pealtvaatajate ohutus. Aga see võib-olla on tingitud ka sellest, et kui meil siin see suvine keskaeg läbi saab, kus kõik valge on, et siis pimedamal ajal siis autod oleks paremini märgatavad ka metsasest. Vot nii. Küsib Remi, kui palju WRC masinad terve ühe ralli kohta kütust võtavad, ehk siis kõik mingisugused testikatsed, kiiruskatsed, ülesõidud, asjad kokku. Sa tegid siin väikest matemaatikat vahepeal. Jaa,
see matemaatika on selline, et ralliauto võtab katse peal, noh, ma eeldan, et vertsud on enam-vähem samad, sellepärast, et nende bensupaak ei saa üle 82 liitri äkki olla, et siis on, noh, katsed on ka selle peale natukene nagu limiteeritud, aga ralliauto võtab katse peale 70 liitrit sajale ja ülesõidul siis 30 liitrit sajale. Ja ralli, näiteks Sardiinia ralli on sellel juhul on 310 kilomeetrit, ehk siis see on niisugune 210 liitrit katsetele ja ülesõiduks on siis 1000 kilomeetrit, et sinna kulub siis 300 liitrit, et ühel võistlusel siis tegelikult 500 liitrit nii-öelda ka siis kõrge oktaaniarvuga bensiini, 100, 102, mitte päris tavalist tanklabensiini. Just, ja noh, sellel teemal lihtsalt jätkuksin, eile tuli ka uudis ju, et tegelikult FIA on nüüd siis vist lõplikult ära otsustanud selle, et need hübriidmasinad tulevad kas aastal 2021 või 2 vist oli pigem. 5 aastat tsüklid vist käivad, eks ju. Mitmes meil praegu on 3. aasta vist sellest. Siis on 20 ja 21 ka veel ja siis 2022 siis, hakkavad ülesõidud siis hübriidiga toimima, nii et ma ei ole ise uudist lugenud praegu. No, ma ka väga põgusalt lasin silmad üle sellest, sellest on nagu enne ka vist räägitud, et katsed jäävad ikkagi nagu põhimõtteliselt selle vana bensiinimootori peale ja siis ülesõidud on sellised säästlikumad, et võib-olla siis on bensiini ka vähem vaja. No ma pean tõdema, et naljakas oleks ka, et tegelikult elupõline ralli fanatt minu jaoks kõige parem asi on rehvi kärsaka lõhn ja kütuse lõhn, et kui need 2 asja mult nii-öelda, noh, kui kütuse lõhn ära võetakse, põlenud kütuse lõhn ka veel hoib üle, siis see ei oleks üldse enam see hommik. Ja kui noh, siis mõelge veel uued rehvid ka välja, et Michelin on tulnud siin ju erinevate selle nii-öelda kärgrehvi peale tegelikult. Õhuvaba vist. Jah, õhuvaba rehvi peale, et no lõpuks eks maailm läheb edasi, maailm on muutumas, tehnika on arenemas väga kiiresti ja tegelikult pigem positiivne, et sellised mingeid asju rakendatakse ka rallis, et sellised spordialad ju samamoodi nagu F1 aitavad ju edasi arendada ka mingit tehnoloogiat, et võistlus on ju see, et kes tahab teisest parem olla. Just, ja viimane küsimus, see küsimus on tulnud mitmete inimeste poolt, aga mul endal on see vahel isegi olen nagu mõelnud, et huvi pakkunud, et mis siis selle WRC auto tippkiirus on? Ma ise kogu aeg arvasin, et seal on mingisugune piire peal, mis ei luba tal, ma ei tea, 190 või 195 millestki üle minna, aga siin enne saate algust natuke vestlesime ja sa ütlesid, et tegelikult mingit piiret ei olegi tegelikult. See jah, mingid nii-öelda elektroonilist piired sinna nagu peale ei ole pandud, et ta ei tohi minna üle 210. Mina sain Hiinas kätte 245. See oli päris jube, aga need autod lihtsalt sul ei ole mõtet, sul kuskil üle 200 sa väga pikalt sõita ei saa, võib-olla Ounimpohja katsel kunagi mingid lõigud on väga kiired ja tehnilised ja mingitel rallidel võib-olla on nagu 1-2 sektsiooni, kus sa saad selle 200 kätte, aga see kiirus on nagu liialt suur, et rallit sõidetakse ikkagi suhteliselt nagu aeglasematel lõikudel. Aeglaselt, 150, 160, 170. See on normaalne. Ja aga seal tegelikult on see siis kastis nii-öelda käik ise piirabki selle ära, kui palju ta välja läheb, et tal mootoril, seal 1,6 liitrisel turbomootoril peab olema jõudu, et seda 160 pealt veel vedada, seda autot, ja tegelikult aerodünaamika on ju praegu nii suur, et kunagi, kui neid autot hakati arendama, siis kuskilt levis niisugune väike kuulujutt, kas see oli kuulujutt, et mootorit oli raske nii-öelda fine-tuunida, et auto isegi, kui sa tahtsid, et ta rohkem välja läheks, et stendis võib-olla läks nagu rohkem, siis lennujaama rajal ei saanud nad üle mingi 180, 190, et aerodünaamika oli nii tugev, et lihtsalt autol ei olnud jõudu. Praegu me oleme aegalt näinud, kuidas ongi mingitel kiiretel lõikudel, ma ei tea, kas 200 tsipa vist 200 alla on need kõige suuremad kiirused, mis mina olen vist seal ekraani peal näiteks näinud, et ongi mingid Saksamaa asfaltteed, mingid sirged, kus sa panedki, ma ei tea, kilomeetri sirgelt ja see on täisnurk pööre, eks ju, et Panzerplatte. Jah, et mingid sellised kohad, kus on see 197 ja 8 midagi sellist olnud, aga nagu teada seeme, siis ega väga palju rohkem ei lähegi. No, väga ei ole vaja ka. Just. Vot, selline oli siis tänane 6. käik, loodame, et nagu eile ütlesime, et loodame, et saame homme teha rõõmsa saate, siis loodame seda tänagi, et homme saame uuesti rõõmsa saate teha. Praegu on igatahes olukord väga kena, nii et kui teil on meile küsimusi, nagu näite siis, või nagu kuulsite, siis vastused on põhjalikud. Vastused tulevad enne küsimust. Ja vastused tulevad vahel isegi enne küsimust. Ja nagu
veel lisaboonus, et Martin Järveoja võib nendele ka siin saate eel koha pealt või põhimõtteliselt ralliautost sõites vastuseid jagada. Seda kaardi ma väga tihti ei soovi kasutada, et mehed teevad oma tööd ja ma pigem tahaksin, et nad teeksid seda hästi ja niimoodi, et on ilma segavate faktoriteta, et siin, et küll ma need vastused teada saan, kas laivis kunagi, aga mul oli endal juba tegelikult pikalt see küsimus olemas ja sama, ma arvan, et siis Newvilli autol see kanga on suhteliselt sama asjaga tegelikult seotud. Jah, praegu õnneks selline moment oli, kus sai selle vastuse kätte, nii et aitäh, et olite meiega. Kui teil on küsimusi, jäi pooleli see lause, siis saatke need aadressil 6kaik@delfi.ee ja meie siit täname ja kohtume juba homme. Täpselt nii. Ilus tehtud. Kuues käik podcasti tõi teieni Betsafe.